KGB-l oli üks siuke meetod, panid, mis praegu kuulatakse telefoni pealt iga mehel taskus ja käib ja mis edasi, aga ta pani sulle kinga alla sellise radioaktiivse isotoobi ja selle järgi mindi sulle järele, siis jäetist jälje. Aga miilits ei olnud nõukogude ajal mingi au sees. Ta päris sõjavägi ei olnud, aga iga kahtlased vennad olid seal ja sellepärast rahvas arvas nii, ise ka vaikselt häbenesid seal, väga ei rääkinud sellest. Ma olin Võru siseasjade osakonna üle. Selle 2 aasta jooksul tuli tööle 2 inimest ja ma vaatasin, et ma olen ikka väga kehvas ametis, et saaksid minema, aga ära ka ei tahtnud minna, ei tahtnud inimesi. Midagi eraldas see ministeerium. Eraldas paar võmmi autot ja paari jooksukumme. Ma ei tea, kas te mäletate, 10 liitrit oli auto peale seal, mingit bensu antud ja kas sa üldse said sõita ja Harju Krimkas oli nii, et sõitsid bussiga kogu aeg ja kurjategijale saatsid kutseid. Kes tuli, see võib-olla läks kohtu alla, kes ei tulnud, see oli kogu aeg vabadus, järgi polnud millegagi minna, kui just kuskile vahele kukkunud. Oli vaja kummid Moskvast ära tuua tehasest. Ma ei tea, fonde oli seal, ütleme, 100 kummi või 80. Aga need mehed ütlesid niimoodi, et kõik kummid, mis te üle saate, võite endale jätta. Me tõime 400 ära, jätsime 320 endale, eks ole. Nemad tegid sihukese kisa, nii palju, ütlesime, et kokkuleppe oli, kõik, mis üle on meie oma, eks ole. Sest rahas ju Vene riigis puudus ei olnud. Ja selge oli see, et Eesti Vabariigi algusaastatel oli ka midagi taolist, aga mitte nii hullusti. Oli vaja üks auto osta, mina rääkisin, Inreku oli üks asutus. Ma ei tea, kus nad need autot võtsid, aga ta kirjutas mingisuguse arve välja 8000 ja automajand maksis kinni. Seda ei olnud küsimust, et kinni maksta. Ja uus valitsus juba, siis me tegime ikka sihukese joone tõmbasime vahele, et kuule, et kaua siis mingit. Me teeme ikkagi niimoodi, et nagu Eesti riik on. Ja me hakkasime ikkagi saama neid autosid, esimesed need välismaa autod või kuidas ma nüüd ütlen, tulid 92 lõpus. Ega me mobiil esimesed aastad ikka pealt ei saanud kuulata kuidagi. Tead, see tehnika oli kehv ja nagu see Iisraeli relvatehing oli, mida me siin aeg-ajalt tõstetakse üles, et ega meile keegi relv ei müünud, ega neid ka ei müüdud. Saime kuulata pealt neid suuri telefonijaamu, analoogijaamu. Mobiiliga ei suutnud teha me. Mobiilil olid sellised omaette, vaata seal on ju kuidagi vaja selle operaatori külge saada, eks ole, mida nüüd kõik saavad, aga seda oli vaja seaduslikult vastu võtta. Oli aasta 93. Ja meil oli ka sihukesed omad vandenõu mehed seal kuskil Haapsalu lähestel pulla peal, kes otsustasid siin mingi revolutsiooni teha omal arvust ja seal jooksis igasuguse mehi ka ümberringi, ma mõtlen poliitikuid ja kõik tahtsid oma hääli saada ja tuli mõelda, et mis siis teha, et Muuli ennast oma raamatust kirjutanud, nimi oli vist Mosin. Oli üks vana kurjategija, endeli Kuperjanovi pataljoni ka seal oli ja siis need jälle tulid. Mosini rooli taga läks auto autost välja ja kuidagi läks ajalehekioski juurde ja see käis nii kähku, et see teine mees ei suutnud veel midagi suurt taibata, eks ole, kui üks mees oli sealt kõrvalt kinni, võtta ilma ühega paugutelumad ja ära viidud. Ja kuna ta nägu oli nii üllatanud, eks ole. Aga see mees pandi kinni ja seal sees tekkis ärevus. Või ma mõtlen selles mõttes, et nad ei saa olla karistamatud. Et kuidas meile prioriteedid olid. Et vaata, ega noortel meestel on ju selline, et võtab väikest veine, siis vaja edvistada, eks ole, ja mõtleb, et see kuulust läbi ei lähe. Tõesti, keegi ülevalt siis vaatas, et kuul tuli niimoodi lups, kuidas nad mulle seletasid. Me panime omal ühe prioriteedi, mida me suutsime, et ei tahaks kellegi aual kõnet pidada. Ja mina ei pidanud ühelgi kaitsepolitsiiniku aual kõnet. Ma pidin üle elama teatud ebameeldivusi, kus kellelgi oli püstol kuskile ripakil jäänud ja nii edasi. Aga kõik teadsid, et meie vendadel on püstol kaasas, nad lasevad, eks ole. Ütleme Narva referendumist, et me juba siis olid, allikad on ju alati olemas olnud, sõltumata tehnikast. Ma ei mäleta selle linnavolikogu esimehe nime, kes pidas Peterburiga ühendust, see oli vist 92. aastal või oli 93.
ja ta sai juhiseid Vaksi ideel, eks ole. Vaksi saatsid seal tema juhendajad Peterburist. Vaks tuli, ta luges, mis ta peab tegema. Ma tean, et üks meie töötaja ilma igasuguse käsuta läks selle faksi juurde, tõmbas selle paberi sealt välja seest niimoodi. Noh, uut paberit polnud, ega neilgi keeruline polnud. Siis Vaks töötas, aga paberid ei tulnud, aga kuidagi ta seda lugeda ei saanud oma asja. Nüüd sellised asju ikka juhtus. Statoili bensiinijaam ja mingid 2 venda seal õiendasid. Naispolitseinikud tulid välja ja kutsusid korrale kõigi reeglite kohaselt. Aga need vaatasid, mis mingid naised. Ja ei läinud 3 sekundit, kui need olid käed selja taga ja auto pagasnikusse topitud ja ülejäänud 5 tükki vaatasid seal ja isegi plaksutasid natukene. Nii et ma loodan, et igal pool te suudate niimoodi reageerida. Ma ei oleks poliitikas läinud, kui seda pronksi asja poleks olnud, ma võin kohe öelda. Aga kuna Justiitsministeerium oli ka seal lähedal, kogu aeg oli mingi kamm selle ümber ja siis ma vaatasin telekast, et punalipud jäid lehvima, siis inimmustvalge viidi ära. See tundus mulle ikkagi väga imelik ja minu meelest see asi sai alguse siis, kui meil olid seal, vähemalt minu jaoks ta sai alguse siis, kui Lihula sammas ära viidi siin punase kraanaga ja ma ei tea, igavene kemplemine käis selle ümber, et kuju nii väike, et võtta kaenlale vii ära, aga ta oli keeruline situatsioon seal, ma ei ütle midagi. Selle pronkssõduri puhul oli ka, et siin on teatud jutte siin aeg-ajalt räägitud ja kui siis öösel tuli ikkagi see otsus sealt alguses kriisikomisjoni poolt ja loomulikult ka valitsus toetas seda. Selles suhtes tuleb ära Ansipit tunnustada, et tema organiseeris koos Kaitseministeeriumiga selle kuju äraviimist ikka väga oluliselt. Kui ma arvan, et oleks ainult Kaitseministeeriumi peale jäänud tol hetkel, ma ei tea, kas see oleks nii edukalt lahendanud. Seal oli ikkagi väga suur asi ära viia. Igasugused riigisisesed rahvuste vahelised vahel, aga seda ei vaadata kuskil poole, kui riik on ebastabiilne, et kas meid võetakse endise sovjette NATO-sse või Euroopa Liitu. Aga see oli tükk tegemas. Ma mäletan ka sellist küsimust, et läbi rääkida, et aga kui tulevad võimule teised inimesed ja te olete NATO-s, no võib ju öelda, et meteoriit kukub ka meie peale, katab Eesti ära, no mis siis saab, no tõesti, siis on kadunud, aga ma ei usu seda asja, et äratab need rahvasilmad ja kui rahvasilmad on äratatud, siis poliitikud ärkavad ka koheselt ja